Täna on meil siin koos siis Eesti naisarboristid, kellel on juba vähemalt mitu aastat kogemust. Et mul endal on umbes 15 aastat kogemust. Ja seal Piia, kes puutsas ronib, et temal on ka ligi 15 aastat juba kogemust. Kuidas te siia sattusite? Mis te siin teete? No, meil on selline kujunemas traditsiooniks selline lihtsalt tore ronimispäev. Lihtsalt tulevad naised kokku ja ronivad puu otsas. Ja siis see aasta ma mõtlesin, kuna ma ise olen kohalik, et siis mulle tundus, et see Suure-Jaani võiks hea koht olla. Et tegelikult oli meil see kriteerium, et mingisugune spa võiks läheduses olla. Ja selles suhtes on Suure-Jaani ju ideaalne. Et spa on olemas ja valla keskkonnaspetsialistiga saime väga ilusti jutule ja sellega läks meil hästi. Et eelmine aasta me olime näiteks Tartus Maarjamõisa haigla kõrval, hooldasime ühte suurt tammepuud ja üle-eelmine aasta olime Viljandis Pikal tänaval ühe hästi suure ja uhke tammepuu otsas, et see Kiigega tamm, mida kindlasti kõik teavad, et seda hooldasime. Kuidas Kondase park siin tundub praegu puude poolest? Tegelikult väga ilus, et siin on jah mõned sellised puud, mis tunduvad võib-olla, ma ei ütleks ohtlikud, aga millel peaks võib-olla nagu silma peal hoidma. Aga suures osas on siin tammed ja tamm on ikkagi selline tugevam puu ka, et ajalooline väärtus ka sellel kohal, nii et kindlasti tasub neid puid nagu hoida. Naised ja arboristid, seleta seda asja natuke. Jaa, ega et ma olen seda enne öelnud, et kui ma väike tüdruk olin, ega ma ei unistanud, et kui ma suureks saan, et ma hakkan puude otsas ronima, et eks see juhtub kõigi naistega on juhtunud kuidagi niimoodi läbi mingi äratundmis nagu rõõmu. Et näiteks, et see noor arborist, keda meil täna siin ei ole, et tema lihtsalt nägi tänava peal töötamas arboriste ja siis see hakkas teda lihtsalt nii palju köitma. Kui palju sellised naisarboriste üldse Eestis võib olla umbes? Sellised, kes niimoodi aktiivsemalt ronivad, on alla 10, aga eks kooli on meid ikkagi rohkem lõpetanud. Lihtsalt osad töötavad ametnikena, osad võib-olla lihtsalt ronivad hästi harva. Mis sul rasket on? Tagumik või? Kõik? Et minu jaoks oli see hästi loomulik, et ma õppisin maastikuehitust ja siis arboristi töö oli nagu väga loomulik jätk. Kus seda arboristi õppida? No praeguseks saab seda ainult Luua metsanduskoolis õppida, et varem vahepeal sai ka Tihemetsas ehk siis Pärnu kutsehariduskeskuses, aga jah, Luua metsanduskool on selle jaoks meil. Jah, see ongi see, et me igapäevaselt koos ei tööta. Vahepeal satume võib-olla mõnel objektil kokku töötama ja võistlustel kohtume korra aastas. Trenni teeme võistlusteks võib-olla koos. Aga see tänane päev on rohkem selline, et tuleme kokku ja teeme tööd ja pärast teeme midagi mõnusat. Ja nüüd on siis niimoodi naistepäeva tähistamine siin. Jaa. See on jah. Vorstid ja... Jaa, ma loodangi, et need ära ei kõrbe. Kuulge, võtke vorsti, ma ei ole nüüd jälginud. Et kuna meil eelmine aasta läks natukene liiga pingeliseks see tööpäev, mis me seal organiseerisime, siis ma otsustasin, et see aasta me teeme niimoodi kohvi ja vorsti ka, et siis ei ole nii suurt pinget peal. Nii peabki, aga sinuga ei saa mitte midagi juhtuda. Ja edasi? Edasi me nüüd natukene lõpetame seal selle ühe puu ära, koristame oksad ära ja siis läheme Suure-Jaani spaasse. Ilusat jätku teile. Aitäh. Mahume ära niimoodi pildi peale. Ja selles mõttes, et pärast näod teeb nii, nagu kõige noorem välja näed. Loomulikult.